No tere Sandra, tore sind siin kesksuvisel soojal perioodil kohata. Tere Hubert, tore, et kutsusid. Veel enne, kui kombainimisperiood pihta hakkab, on hea aeg üle vaadata meie hooajapõllud. Kõigepealt lähmegi Raplamaale ja vaatame meie rapsipõldu. Enne kui meie hooaja rapsipõld kombainimisse läheb, olen tänasesse vlogisse kaasa kutsunud põlluomaniku Martini, et küsida tema tagasisidet, kuidas siis läinud on ja mis on tähelepanekud. Aga kõigepealt ma küsin hoopiski seda, et miks sa, Martin, otsustasid sellise põllu rajada, kus sul on nii palju erinevaid sorte külvatud? Siin oleme aastaid kasvatanud ühte sama sorti ja viimased 2 aastat ei ole kõige paremini õnnestunud, et siis tuli mõte proovida erinevaid sorte ja vaadata, kuidas meie mikrokliimas toime tulevad, et seesama põllu peal on ka, et on siin savist osa, kruusanukki, on külmalohku ja siis tulevad eripärad välja, et kes kuhu kõige parem sobib. Aga räägime natukene ka siis viljelustehnoloogiast, mis siis hästi läks ja millega rahule jäid? Eks see mullu ettevalmistus tegelikult oleks minimeeritud ei ole ideaalne, et nüüd seda saame ära muuta, aga umbrohutõrjega ja kasvureguleerimisega rahul, et see putisaniga oli mul väga paindlik aken ja seda ideaalselt seda kasvureguleerimist ajastada. Sa kasutasid putisana Avanti? Avanti. Ja, et tegelikult nii, nagu me juba kevadel siin põllul rääkisime, siis sellise profiiliga põld, kus tegelikult probleemiks on rukkilill, ristõielised, väga hea oleks kasutada ka Clearfield tehnoloogiat. Aga kui Clearfield tehnoloogia ei ole valik, ikkagi tavasorte soovitakse kasutada, siis putisana Avant kasutades täisnormiga enne tärkamist kontrollib ka tegelikult ristõielisi päris edukalt. Siinjuures on väga hea öelda, et meil on käima läinud sügisene kampaania putisana Avanti ralli. Kindlasti olete juba näinud kuulutust ja kui mitte, siis küsige infot oma piirkonna agronoomi käest. Martin, sinu käest küsin veel siis kevade kohta, et kuidas need kevadised tööd kulgesid ja mis seal? Kevadel need öökülmad kimbutasid ja jäi see kasvureguleerimine tegemata, et mida oleks võinud teha, aga oleksid ja poleksid, meil ei maksa täna midagi, aga pilt ei ole midagi hirmsat ja lootus on päris suure saagi peale. Kas sa oled oma saaki juba ette ka ära fikseerinud? Et kahjuks ei ole, aga meil on võimalus seda saaki hoiustada ja me ei pea ta müüma kohe põllult otse edasi, et meil on ikkagi näeme põhjuset hinnatõusule veel, et ootame seda õiget aega. Aga selle sügise plaanid talirapsi külvata? Jaa, kindlasti külvame ja prooviks kasutada sama taimekaitseplaani, kui vähegi võimalik, et vaatame, mis niiskusolud on meil. Ma tahan, Martin, sind tänada, et sa tegid selle katse siia põllule, jagad varsti meile ka kindlasti tulemusi ja saame ise igatepidi kogemuse võrra rikkamaks. Aitäh Sandra õpetussõnade eest ja et selle ilusa põllumise üldse valmis saime 2 peale. Selline oli siis meie hooaja rapsipõld Raplamaal, aga Hubert, sinul on ka rapsisortide katsepõld? Jah, siin Kesk-Eestis Koerukülje all on meil teine sordivõrdlus katsepõld, kus siis saab juba iseseisvalt tulla tutvuma sortidega. Et kindlasti julgustan vaatama tulla, et sortide sildid on väljas ja tulge tutvuga. Aga meie hooaja nisupõllu osas oledki, Hubert, sina ju tegelikult kõige õigem inimene kommenteerima, kuidas hooaeg läinud on. Jaa, et eelnevaid töökäike on juba saanud siin 2 videoblogis kajastada, et viimane töö lipulehe tõrje veel siis jäi veel, mis on veel möödunud töödes tehtud, siis on kajastamata veel. Aga sai tehtud erinevad lahendusi nii Revitrexi kui ka Balaiat, et näha on väga hästi hoidnud lipulehte praegu rohelisena ja pannud stopi peale. Oma hooajapõldudes oleme siis see aasta vaadanud ka seda rahalist poolt. Räägi, kuidas sinu Excelis numbrid on? No nüüdseks, kui kõik tööd peale koristuse ja kuivatamise on veel tegemata, neid me saame siis ainult ettevaatavalt arvestada, siis minu arvutuste kohaselt arvatavasti kuskil elektrikulud siin kokku tulevad 900 selline alguse peale, 925 või umbes niimoodi eurot hektar. Et arvutasingi just eile, et taimekaitsele tegelikult on sellest läinud 100 eurot.
mis moodustab umbes 10%, 10-11%, mis on täiesti normaalne, aga ma mäletan, kuidas sa ise talvel rääkisid, et saagile on taimekaitsel mõju on ju 20-50% isegi. Mina usun, et ikkagi see panustamine, kui on head eeldused loodud, siis see lisapanustamine toob kindlasti saagi lisa ja kasumine tuleb tagasi. Sinu plaanid suviviljadega on? Jah, head sa seda mainisid, et just käisingi vaatamas, et ma arvan, et kuskil nädala aja pärast siin Kesk-Eesti piirkonnas, olenevalt muidugi külveajast, on pea jõudnud nii palju välja ikkagi tulla, et enne õitsemist teha üks niisugune 0,4-0,5 liitrit hektarile palaiaga veel üle, et 3 nädalat saab täpselt mööda viimasest haigustõrjest ja ma arvan, et see aasta on see kindlasti väga tähtis sest et nisu on palju maas, palju koristada, saaki tundub olema ja kui see koristusaken viibib edasi, siis see oder võiks võimalikult või suvinisu võiks võimalikult kaua nagu kuldne ja kollane olla. Pikk ja keeruline kevad on nüüdseks selja taga. Viljad näevad tegelikult üpriski ilusad välja, aga pool hooaega on veel ees. Just nii. Tegelikult enne kui hakkab kibekiire koristusperiood, tuleb hakata mõtlema sügiskülvide peale. Nüüd ongi õige aeg valida välja endale sobilikud rapsisordid ja panna paika viljelustehnoloogia. Jah, edu ja jaksu teile ülejäänud hooajaks. BASF. We create chemistry.